Tere tulemast vaatama jalgpallisaadet Täiega risti. Tänane saate on pühendatud peamiselt meistrite liigale, sest peeti ära 8-finaalide avamängud ning juba sel nädalal ootavad meid ees uued põnevad võistluspaarid ja meistrite liiga raames teeme juttu natukene ka Pariisi Saint-Germaini olukorrast, Kylian Mbappést ja vaatamegi otsa, mida need mängud võivad endaga kaasa tuua ja millised on peamised jutupunktid, nagu eelmine saade samamoodi tehti. Minu nimi Joel Lindermitte, minuga siin nagu ikka Raul. Tere, Raul! Tervitused, kevased tervitused. Õues sükest väikest kevade õngu on tunda. Lumelt lisaks koera õnnidele hakkab ka Eesti jalgpallihooaeg ju tegelikult välja sulama. Et selle nädala lõpus ju, võib-olla alustame hoopis sellest, et selle nädala lõpus ju superkarikas juba mängitakse. Joel, mis tunne on, ma ei tea, üle mitme aasta olla olukorras, kus veebruarikuu lõpus ei peagi jalgpalli mängima, vaid saad rahulikult istuda tugitoolis ja vaadata telekast või tribüünilt? Ühtepidi on kummaline ja veider tunne, sest tõesti arvutasin kokku sisuliselt 15 aastast meeste jalgpallis olnud nii mängijana kui treenerina. Et ühtepidi kummaline, teistpidi ei saa salata, päris hea on ja ootan uusi väljakutseid, mis sees ootan suure põnevusega. No igatahes saame vast välja ka lubada, et järgmine saade teeme natukene Eesti jalgpallist ka põhjalikumalt juttu, vaatame selle algavale Premier Liiga hooajale otsa, aga täna siis tõesti nagu öeldud, meistrite liiga on meie saate läbiv teema ja võib-olla vaatamegi siis üle kiirelt, mis siis eelmisel nädalal juhtus. Meistrite liiga 8-finaalide avamängud, meil on need tulemused ka siin teie ees kohe. No võtame mängult asjad läbi, FC Kopenhaagen, Man City. Eelmine saade siin sinu asemel oli Rasmus, siis rääkisime, et see 0-2 või 2 väravalli kaotusseis Kopenhaageni jaoks võiks olla see piir, ütleme, naljaks öelda nagu õnnestumise ja mitteõnnestumise vahel, aga sellise mängu vahel, kus sa saad nagu rahul olla või saad nagu püstipäi lahkuda ja sellise mängu vahel, kus sa ei saa püstipäi lahkuda. Et ma arvan, et 1-3 tulemus ikkagi Kopenhaageni jaoks oli selline, kus ei saa öelda, et nad jäid rahule, aga ma arvan, et see õhtu, see kogu kogemus seal Parkeni staadionil, see oli see, millega fännidele jäi see, ma arvan, positiivselt meelde. Ma arvan, jah, see oli peamine, mis kogu sellest paarist kaasa võtta, et sa mängid tõesti play-off mängu, sa mängid kodus, sa mängid valitseva siis meistrite liiga võitja vastu. Valitseva klubide maailmameistri. No kõike, eks ju, kõik karikad seal tulid praktiliselt, et see jääb meelde. Äge, et sa said kodufännides värava lüüa ja selge on see, et mis sest, et nad tegid tugeva alagrupi mängud ja tugeva avalduse. Et oleme ausad, sellest paarist edasipääsu oli ju minimaalne. See 8-finaali jõudmine nende jaoks oli juba täielikult. Ja see on juba tehtud, see on nagu tehtud, et täielik õnnestumine on see rahaline boonus, on selline vaimne, et jõutakse edasi kõik see, et kõik see, mis peale tuleb, on boonus see, et sa mängisid kodus sümpaatse mängu. Sa lõid viigi värava, see atmosfäär kogu see juba on nad nagu tehtud, et ükskõik, mis see korduskohtumine jääb, tuleb seal sahmakas, ei tule, et Kopenhaageni ees müts maha ja väga vinge vaadata, kuidas üks Skandinaavia klubi teeb jälle tegusi meistrite liigas. Selle kohta ma arvan, võib öelda, et tehakse tegusi. Teine teisipäevane kohtumine Leipzig versus Real Madrid 0-1 Saksamaal. See mäng siis toimus, Real sai võõrsil 1-0 võidu. No Realil tegelikult vigastustega on ju omajagu probleeme olnud. Jude Bellingham oli ka audis, aga tema asendaja Brahim Diaz tuli sisse ja lõi selle mängu ainsa värava ära, nii et tundub, et no Bellingham, no problem, aga tegelikult ikkagi see 1-0 jätab nagu mingisugused otsad ikkagi kordusmängus lahtiseks. Ja selgelt, eks selle mängu puhul ka see päris palju furoori oli selle ümber, et ka ära võetud värav, mis Leipzig seal sisse pusis, et kas seal oli, ei olnud, et see juttu oli kõvasti selle ümber. Kiiruga võib-olla sõltama olukorra ära, et seal oli ju standardolukorra järgne olukord, kus pall saadeti värava esisele. See, kes Šeškovist oli see, kes selle palli väravasse oli, tema ei olnud suluseisus. Küll aga oli suluseisus üks teine Leipzigi mängija, kes oli siis Reali väravvahi ees, eks ju. Selja taga isegi. Või selja taga külje all niimoodi. Ja ilmselgelt, kui teda ei oleks seal olnud, ega seda tõrjet ei oleks sealt tulnud, see löök oli nagu niivõrd eemale temast. Ja ütleme, seal oli ka see, et ta kõigepealt surus seda mängijat väravahti sealt suluseisu positsioonilt surus minema, oli füüsilises kontaktis, et ta puhtalt sekkus väravahiga, et minu jaoks kogu see muu möll seal ümber oli natukene võib-olla üleliigne, et selgelt ta häiris selles oma positsioonil mängu, et see natukene ei tea, et kas hakati nagu Reali mingeid lugusid rääkima või mitte,
et Real ka siin nädalavahetusel koduliigas mängis vahepeal viigi, et ütleme ka Real praegu nagu võiks öelda nagu säästurežiimil kulgeb läbi, aga tõesti sellest olemasolevast materjalist, mis neil on, seal nad kuidagi üritavad laveerida Tšumeni keskkaitse asjades, et kui nad suudavad selle hõreda koosseisuga tulemused ära teha, et siis on nagu nende töö mõnes mõttes tehtud ja korduskohtumisele Bernabeule minna eduseisus pigem on asjad hästi. No nädalavahetusel koduliigas ka, sa ütlesid, säästurežiimil kuidagi mängitakse, meil on video ka sellest Rayo Vallecano vastu, siis mängiti 1-1 viiki, kaotati punkte tegelikult tiitlivõitluses, eks ju. Aga see koduliiga edu tundub nagu veel piisavalt kindel, et seal võiks nagu see tiitel ikkagi ära tulla, aga tõesti seal keskkaitse osakonnas ja mujal läheb nagu päris keeruliseks, et siin sai ju Dani Carvajal sai mängu lõpus punase kaardi, siin näeme siis seda Joselu 3. minuti väravat juba, mis esialgu nagu näete justkui tühistati, aga siis pärast ikkagi loeti ära. Ja ütlemegi, et peamiselt see koosseisu küsimus eelkõige on just olnud see keskkaitses on olnud see kõige valusam koht, mis neid on nagu raskusi pakkunud ja kui sa tõid ka välja Bellingami puudumise, siis on küsimus mõnes mõttes, et kes neid väravaid lööb, et kui selleks ongi Joselu või keegi, et seal peab keegi nagu ütleme selja sirgeks ajama, ütlema, et mina nüüd tassin. Vinicius on tegelikult olemas. Ja, aga ta on tegelikult olnud, võiks olla resultatiivsem, eriti kui sul on Bellingham ära kukkunud. Girona vastu tegi mängu. Jah, tegi tere. Võt nii, et ühesõnaga Realil asjad justkui, nagu sa ütlesid, säästurežiim justkui nagu natukene venitatakse mängulast läbi, aga praegu venitatakse nagu piisavalt hästi ennast läbi, et kõik on seal ikkagi korras. Kolmapäevased mängud ja seal tuli nüüd esimene suur üllatus ka, Roma Lazio 1-0 Bayern München. Mis me selle mängu kohta ütleme selles suhtes, et Bayernil, kui me võtame siin nädalavahetuse mängu ka juba juurde, kus nad Bochumi vastu ka kaotasid, 3 kaotust järjest tõesti, ei saa öelda pretsedenditu olukord, aga Bayerni jaoks on ikkagi see jälle lihtsalt kriis, vaid see on juba sügav kriis, et Tucheli tool kõigub, siin juba mingid jutud käisid, et Bayern tahab Xabi Alonsot endale, eks ju. Aga võtame selle Lazio mängu ette, et Lazio jaoks, nende fännide jaoks selline suur õhtu tegelikult. Eks? Väga suur õhtu, kodus Müncheni Bayernit võita, see on iga võistkonna jaoks väga-väga kõva sõna, et mis minu jaoks oligi selle mängu puhul kõige veidram ja üldse Bayerni mängu viimasel ajal kuidagi iseloomustav ju, et ka Müller pärast mängu päris jõuliselt võttis sõna, eks ju, nii pärast Leverkuseni mängu ja ka nüüd, et kuidagi nagu ei jookse see mäng, et see, mida Müller ka välja tõi, et just see nagu võistkondlikkus kuidagi on nagu puudu ja igaüks kuidagi nokitseb oma asja ja see mäng on kuidagi väga nagu aeglane ja kuidagi nagu robustne või kangutatud. Et minu jaoks sa näed kohe jalgpalliväljakul selle ära, et kellele see mäng voolab, millised on nende mängijate reaalselt nagu tujud väljakul, kas nad naeratavad, kas nad on mossis, kuidas väravaid tähistatakse, et praegu see Bayern on veidikene, ma ütleks nagu sellel nagu sundrežiimil või kuskil nagu töölaagris, et ei naudita ja kõik see väljendub lõpuks ka väljakutel. Ja ma olen juba pikemalt aega mõelnud, et need tulemused on tulnud ju väga kangutatult seal võib-olla individuaalse briljantsuse pealt, et tõesti, et kaua see Toomas Tucheli tool reaalselt nagu veel püsib, et kas ei ole lihtsalt kedagi võtta või lihtsalt kuna nad tõita sellisel hetkel, nad ei julge nagu temast lahti saada, et siis see näitab nagu neid nagu halvas valguses, et mis nad üldse nagu algupärast tõite. No samas Bayerni puhul nagu me ei saa rääkida, et seal on nagu mingi süsteemsed asjad pahasti, sest tegelikult Saksamaal nad ju võidavad neid tiitleid. Okei, sel aastal tundub, et Leverkusen võtab nad lõpuks ära, aga samas nagu punane lipp on ju see, et kui me vaatame 2017 suvi alates, siis vähem kui 7 aastat tagasi, 6,5 aastaga on Tuchel 7. peatreener Bayernis. Ehk siis seal nagu väga suured nimed on läbi käinud, väga kogenud nimed on käinud, noored nimed on käinud, igasuguseid variante proovitud, aga keegi pole nii-öelda nagu pidama jäänud sinna pikaks, et Carlo Ancelotti, Willi Sagnol, Jupp Heynckes tuli tagasi vahepeal, Niko Kovac, Hansi Flick, Julian Nagelsmann, nüüd Tuchel, et tegelikult neid variante on ju proovitud, et võib-olla see ei ole peatreeneris enam, et natuke siuke Manchester Unitedi võrdlus teisel tasemel. Ja ma isegi
oma peas mõtlesin küll, et tõesti on seal olnud vahetus ja kui sa nüüd niimoodi ette loed, et siis see tõesti on olnud ikka päris korralik virvarr ja sisuliselt ongi üks treener per aasta, eks. Jah, et keegi nagu, Hansi Flick vist jäi kõige kauemaks sinna, aga see oli ka põhimõtteliselt 1,5 aastat, et see ja Nagelsmann ka suht sama palju, et see ei ole ikkagi see periood, kus oleks nagu loogiline treenerit vahetada, et see on nagu Chelsea-lik natukene küll, aga ise mõtlesin, et okei, nüüd on kodumäng Münchenis, et kui ütleme, palju peab Rooma abistama ja kui kindlalt ennast tunneb Bayern, et kas me võime siin niisugust üllatus edasiminejat näha, et Lazio kuidagi siit läheb? No Bayern kindlalt ei või ennast kindlasti tunda, sest nad on kaotusseisus, aga nende pluss on see, et see mäng toimub 2 nädala pärast. Eks ju, sul on mitu koduliiga mängu veel vahel, et ennast uuesti käima saada ja igasuguse nii-öelda loogilise mõtlemise, sellise kvaliteedi, sa vaatad paberile, Bayern peaks olema üle. Aga seal ongi see praegune ebakindlus, võib-olla seal mingi kaotus tuleb veel. Ma mõtlengi, et kui see mäng oleks kohe nüüd uuel nädalal, siis oleks paha lugu, aga tõesti, ma arvan, see väikene paus, mis siin nende mängude jupitamisega sisse tuleb, on selgelt tuleb neile kasuks. Bayerni puhul võib-olla see küsimus on hoopis selles, et nad peavad nagu mängijate seas ka sellise robustsema uuenduskuuri tegema, et Müllerid ja asjad sealt võib-olla Kimmichid, kui sa vaatad individuaalselt, ei tundu, et midagi nende taha jääks, aga võib-olla see mingisugune kollektiivne. Ma saan aru, mis sa mõtled, aga samas ma arvan, nende puhul ei ole, pigem on just need mehed, kes hoiavad seal, nad on nagu politseid seal võistkonnas, kes ongi õigel hetkel käratavad, kui mingid mehed ei ole Müncheni Bayerni tasemel nii treeningutes oma olekus, et see on nagu libe tee, kui sa ütleme oma need nurgakivid lased võistkonnast ära, et ma arvan, see ei ole see, et seal ma arvan on muud otsused, mis on olulisemad mängijate seisukohast. No igatahes viimane mäng ka PSG versus Real Sociedad 2-0 PSG kindlalt võitis ära, ainus favorit, kes sai siis koduplatsil mängida, sellepärast et nemad olid ju alagrupis teised, Sociedad oma alagrupi võitis ja nagu me eelmises saates ka rääkisime, siis Sociedadil on praegu väga suuri probleeme väravate löömisega, ei suutnud nad ka võõrsil PSG vastu sahistada. Pape ja Barcola endiselt tuleb tunnistada minu vist viimase aja lemmik jalgpalluri nimi lihtsalt, mis nagu voolab üle huulte nagu Pervis Estopinjan näiteks. Et see on väga kihvt, et niisugune noor poiss, sellise nimega noor poiss tõstab pead ja PSG tunneb ennast ilmselt päris kindlalt praegu. Tunneb kindlalt kodus, küllaltki soliidne, kontrollitud taganull, mis oluline, et Sociedad mõnes mõttes peab kodus sellise mängu pealt minema väga all inni, et ma arvan, PSG küll on niisugune segu noortest ja kogenutest, aga 2-0 eduseisus teades, et kui nüüd Sociedad hakkab ründama, seal Pape-sugused kiired muud mehed, need sutsavad sulle kontra ära, et seal ütleme see Sociedadi mänguline väljakutse, mis neid võõrsil ees ootab, et see on päris suur väljakutse ja tundub natukene niisugune ületamatu, vähemalt hetke põhjal. PSG on ütleme 95% või 95+%. Ja see mõtlengi, et tõesti, et see on väga selgelt sinna poole kreenis, et kuigi nagu tegelikult ei saaks nagu, mõnes mis tunduks nagu teeme Sociedadide liiga, aga samas kuidagi reaalsus. Sociedad sügisel ja Sociedad nüüd selle aasta kalendriaasta algus on nagu kaks eri võistkonda natuke, et seal tõesti natuke on nad justkui sinna meistrite liigasse ära eksinud praegu 8. finaali, aga teeme siit väikese pausi praegu ja kui tuleme tagasi, siis jätkame tegelikult PSG juttudega, sellepärast et räägime põhjalikult Kylian Mbappést. Väiksed pausid tagasi ja pausid naaseme juttudega Pariisist ja täpsemalt Kylian Mbappést siin. No see torm on olnud pikalt õhus, nüüd see sai ka niisuguse ametlikuma ja kindlama selguse, et Kylian Mbappé on sellel suvel Paris Saint-Germainist lahkumas hetke siis lepingu ja loogikate alusel tasuta, mis minu jaoks tänapäeva tippjalgpallis tundub täiesti absurdne ja veider, kuidas see on võimalik. Aga võtta näpust, mees on siin võidelnud selle lepingu pakkumise vastu piisavalt kaua, kuidagi on see läbi läinud ja tundub tõesti, et mees lihtsalt käed taskus astub Pariisi Saint-Germainist minema ja mõeldes, mis raha tema alla sinna pandi, siis minu jaoks see pole loogiline. Ma ei ole üldse kindel, et ta käed taskust lahkub, sest sinna taskusse vist neid käsi nagu ei mahu pärast seda, mis palkadele on makstud. Et siin on räägitud ka, et tema nii-öelda palk maksab siis, või PSG jaoks on see kulu 200 miljonit eurot aastas.
200 miljonit on ju. Et nad endiselt vahel, kui nagu suurest spordist võtad neid palganumbrid, näiteks NBA mingisugused lepingud ka, et no 5 aasta peale mingi 700 miljonit või mida, noh okei, nii palju ei ole, aga noh, need numbrid tunduvad vahepeal täiesti nagu hoomamatud on ju meie tavainimeste jaoks. Aga noh, see, et ta nagu tasuta läheb, tegelikult okei, PSG jaoks sa ei saa nagu mingit ülemineku tasu sealt, aga mulle tundub, et isegi kui ta tõesti nagu midagi makstaks, siis see summa nagu PSG mastaapide juures, kus maksadki ühe meest nagu 200 miljonit aastas iga aasta, siis võib-olla see, et see tema eest nagu ei pea midagi maksma, see on omaette nagu mingisugune võit juba mingis mõttes. Kuigi nad väga tahaks seda maksta, eks ju. Ei no küsimus on ju, et see raha tuleks ju PSG kontole ju, kui mõni muu klubi ju ta jutu aga mõtlen, et noh, kui nad selle asemel nagu jätkaks Mbappéga, siis nad maksaks talle ju iga aasta seda 200 miljonit või natuke rohkem võib-olla siis juba lepingu pikendusega. Jaa, aga lihtsalt me ei näe tänapäeva jalkas sellise kaliibriga mehi tasuta liikumas tegelikult. Kui sa just ei ole mingi vana päss, kelle leping lõpetatakse. Lewandowski läks, eks ju, tasuta, ta läks Barssasse ka tasuta. Või Dortmund Spirisse ta läks kindlasti. Need asjad tehakse väga nagu peenelt ja teadlikult varem ära, just nimelt, et ennast kaitsta, et isegi kui see mängija on vigastusaldis, sa lähed taga tülli, on ta vananemas, et siis sa kas või mingi kopika saad. Et ma räägin, et nagu ta on ju praegu ju top 3-5 mängija ja on top seda järgmised 15 aastat, liialdan, aga põhimõtteliselt. Et see lihtsalt nagu, kui sa ma arvan tagantjärgi vaatate seda karjääri käiku, vaatad neid nimesi, et kus ta on olnud, mis ta on teinud ja siis sa nagu mõtled selle ajal, et mees läks peaaegu oma siis selles prime time'is tasuta, siis see lihtsalt ma räägin. No vaatamegi natuke Mbappé siis nii-öelda PSG aja saavutusi, mis ta siis seal suutnud on. Noh, need mängud väravad, mis võib-olla minu jaoks kõige rohkem nagu siit graafikast silma hakkab, on see, et ta on nagu kogu aeg olemas. Siin ei ole, 2019-2020 on see, kus ta on natuke alla 40 mängu, aga me mäletame ka, mis see põhjus oli. Koroona pani ju Prantsusmaa hooaja seisma ja seda erinevalt teistest suurliigadest ei jätkatud. Ehk siis ta on iga aasta, ta on ikkagi olemas, ta ei ole vigastatud niimoodi nagu Neymar oli näiteks, eks ju, et iga hooaeg pool aega on vigane ja pool aega mängib. Et ta on kogu aeg olemas, ta lööb kogu aeg väravaid ja noh, see, et peaaegu iga aasta tuleb see Prantsusmaa meistritiitel, sealt tulevad karikad juurde ja korraga meistrite liiga finaali, et tegelikult see PSG-s nagu väga palju rohkemat ju ei saagi saavutada, et meistrite liiga jäi võitmata või võib-olla see aasta tuleb. Ma arvan, et sa ütlesid tegelikult õigesti, et ütleme, kohustusliku programmi on ära teinud selles osas, et on kõvasti väravaid löönud ja see ei ole niisama, et natuke, vaid tõesti kõvasti. 291 mängu ja 244 väravat, see on ikka rets. See on väga rets. Kõigi sarjade peales kokku. Et ühtepidi see, ütlesid, ta on kodust liigat võitnud, seal need karikad juurde, alati uhke asi, selge on see, et tema toodi kui ka muud mehed toodi, millest me oleme rääkinud PSG-sse selgelt meistrite liiga võitmiseks, et see on, kas häbiplekk on võib-olla natuke karm öelda, aga samas ka aus öelda, et lõpuks PSG seda kätte ei saanud, kas nad see aasta saavad, ma arvan, et see aasta mitte. See galaktikuse ajastu saab läbi. Et see saab läbi ja uus nagu teekond, et see on võib-olla ainuke süke tõrvatilk meie potis. No kindlasti jah, selles suhtes, et PSG jaoks see nagu, see on ikkagi ajastu lõpp selgelt, et Mbappé ju, ta oli riikliku tähtsusega mängija tegelikult, sest me mäletame, kui see eelmine nii-öelda tema lepingu pikenduse saaga oli, siis ju Prantsusmaa president Emmanuel Macron tuli isiklikult ja veenis teda Prantsusmaale jääma, Pariisi jääma, PSG-sse jääma. Selle asemel siis Realiga liituda, mis toona ju ka selgelt tõus oli. Et tema nagu tähtsus Prantsusmaa jalgpallile, Prantsusmaa isegi saab öelda ühiskonnale, ei saa nagu üle hinnata väga, et see, et ta nii-öelda oma poiss, ta on jäänud sinna, ta ongi Prantsusmaa või seal Pariisi küljalt pärit, sealt samast seal superstariks kasvanud ja see, et sa Prantsusmaa liigas nagu omad või võib-olla halb sõna selle kohta, aga Prantsusmaa liigas kasvadki nagu täiesti maailma, nagu sa ütlesid, top 5, top 3, minu jaoks top 1 mängijaks, nagu me siin vaidlesime ükskord, eks ju, siis see on nagu see on asi, mis annab tohutult juurde ju tegelikult Prantsusmaa liigale, PSG-le, kõigele. Ja muidugi ja tegelikult ju pärast seda otsust juba oli kuulda, et ka Prantsusmaa siis ütleme nende teleõiguste ja Prantsuse liiga vahelised summad, mis on olnud mingite diilidega, et selgelt ju, kui sa maksad nende õiguste eest, sa maksad mingi toote eest, mingite mängijate eest ja nüüd, kui sul seda mängijat ei ole, siis see supp on väga palju lahjem, et ka see võib tähendada Prantsusmaa liigale kui sellele tervikuna ka päris valusat hoopi,
et kuidas edaspidi ka nimekamaid mängeid sinna tuua ja mis sellest Prantsusmaa liigast selles mõttes saab? No selgelt, Prantsusmaa liiga teleõiguste, see on ka teema, millest me võiksime teinekord võib-olla terve saate täis rääkida, et seal on ka suuri pahandusi vahepeal olnud, aga see, mis nagu Prantsusmaa liigast ja PSG-st saab, see on nagu täiesti teine teema veel, et võib-olla esialgu räägime sellest, mis Mbappé'st saab, sellepärast et kui ta lahkub PSG-st, siis see ei tähenda muidugi seda, et ta ju jääkski nii-öelda kuskile õhku rippuma, et kuskile ikkagi ju läheb ja praegu ei ole veel selge, kuhu ta läheb. Aastaid, reaalselt aastaid juba 3, 4, 5 aastat on räägitud sellest, et Real Madrid peaks olema tema nii-öelda loogiline järgmine samm. No kas ta nüüd reaalselt on? No kus suitsu seal tuld, et ma ütleks vähemalt ja tegelikult Florentino Perez on niisugust ju uut minigalaktikos tahtnud pikalt kokku panna ja Mbappé see jutt on olnud pikalt üleval, on ju tehtud reaalseid nii-öelda torkeid asju, et ma arvan, Mbappé väga hästi teab, et Real teda tahab, Real on valmis seda raha maksma, kõike seda sinna juurde. Kusjuures sellest ju räägiti, et see Reali poolt raha maksmise jutt, et see pakkumine, mis talle nüüd 2021 või 2022 tehti viimati, 2022 vist isegi, kui see viimane saaga oli, siis see, mis talle praegu tehakse, see pakkumine on natukene ikkagi väiksem, sest Real on teistsuguses majandusliku olukorras natukene ja võib-olla just seda sellepärast, et ka uus staadion ehitati, eelkõige on peamine. Ja lisaks sellele on veel see ka, et sellist nagu, ma ei tea, mis see eestikeelne sõna on hea, leverage on ju, et kui Mbappé on öeldud, et ta läheb PSG-st ära, siis tal nagu tagasiteed enam ilmselt ei ole sinna, et enne seda oligi Realil oli vaja ta lihtsalt sealt nagu kätte saada. Praegu ta on ise sealt ära tulnud, ta on nii-öelda õhus. Et see selle tõttu Mbappé võib-olla rahas natuke kaotab, samas me teame, et nagu suured rahanumbrid tema jaoks ei ole ju olnud tegelikult nagu eesmärk oma, et kui siin eelmine aasta ju oli ju ka jutt, et talle tehti ju Saudi Araabiast tehti mingi kosmiline pakkumine, kus olid nagu põhimõtteliselt pandi valge paber ette, et kirjuta nii palju nulli, kui oskad. Et seda ta ju ei võtnud vastu. Ja ma just mõtlesin, et pane nii palju nulle, kui oskad ja siis ütle, mis number see on ka. See oleks päris hea. Aga endalegi läheks mingite nullide pealt siin juba keeruliseks. Kvadriljonid, seal järgmisel tulevad. Sextiljonid, septiljonid vist. Aga kui Real Madridist rääkida, siis see on nagu praegu kõige konkreetsemalt tõus olnud jutt. Siin on sotsiaalmeedias ka päris palju räägitud sellest, et mis see Reali nii-öelda potentsiaalne järgmise aasta algkoos võiks välja näha, et me vaatame seda siin ekraani peal ka korra ja siin on 2 uut nime, eks ju, Mbappé tipus ja vasakkaitses Alfonso Davies, kellest on ka Reali kontekstis nagu päris palju räägitud, et see koosseis, kui siin ütleme, ma ei tea, kaitseliinist kõrgemale vaadata, siis ma ei tea, kas Mbappé on seal kõige vanem mängija või äkki Valverde on natuke vanem. No just tahtsin öelda, et seal ja kui sa mõtled, paned seal Kamavinga esa sinna keskväljale juurde, et ka kõik on sisuliselt seal, ütleme pluss-miinus 25, isegi võib-olla veits nooremad. Selline, sul on 5 aastat vähemalt sükest aega, kus nad põhimõtteliselt lähevad veel paremaks. Kui mitte rohkem, et tõesti, kui Real selle asja kokku saab ja suudab kinni hoida, siis see tundub küll niisugune, nagu öeldakse, et niisugune real life cheat code. See võiks olla sama hästi mingi meie järgmise külalise Dream Team. Ja täpselt. Et see asi on väga pikalt sel juhul paigas. No sellest võime siin ilastada ja juttu rääkida, aga me oleme näinud, et tihti need supertiimid, eks ju, mingitel erinevatel põhjustel ei toimi, et sellest suhtes seal võib veel kõike juhtuda. Aga puhtalt vaadates neid nimesi, kui hästi balansis see võistkond on, sa vaatad, seal on möllavad äärekaitsed, sul on keskkaitsed, keskväli väga liikuv ja töökas ja üliteravad ääred, et oled sa vastaste kaitseliini, sul on Mbappé, Rodrigo ja Vinicius Junior, kes panevad täiskiirusele su vastu, see on täielik õudusune nagu. Et see tundub mõnes mõttes väga ebaõiglane, kui lõpuks siuke punt kokku saab tõesti. Aga samas mina olen ka näinud juttu, et Mbappé esindajad on rääkinud läbi Manchester City'ga. Ja kui me seda koosseisu nüüd vaatasime, siis Manchester City'sse minek, see oleks päris suur pahandus. Seda ei tohi lasta juhtuda, siin peaks mingisugune kõrgem juht peaks seda küll, aga seal eks Manchester City puhul veidikene on ju ka see finants nii-öelda FFP ja kõik see seal juures, et seal natukene on muud küsimused või mured, mis võivad seda veidikene pidurdada. On natuke Liverpoolist juttu olnud. Ma mõtlengi, et mingi Arsenali teema. Ma mõtlen, et see lihtsalt need teised ei tundu nii reaalselt minu jaoks isiklikult.
Ja no Real nagu tundub kõige loogilisem, ta on alati tundunud kõige loogilisem, see saaga on nagu, see ülemineku saagade saaga on see tegelikult mingi 5 aastat käib see mingisugune keelitamine ja moosimine ja kosjas käimine ja noh, lõpuks see tuleks aga ära, aga samas teistpidi oleks nagu naljakas, kui lõpuks nagu Real tast ilma jääks. Ja just ja tegelikult ka Kylian Mbappé kohta on meie uue nädala vaataja küsimus. Nimelt küsimegi teilt, millise klubiga võiks Kylian Mbappé suvel liituda. Auhind TV6 poolt ja vastused spordiuudiste Facebook lehel. Ja meie eelmise saate küsimus, et kes võidab meistrite liiga, oli päris palju Reali, just seda samad oli seda Manchester Cityt. Ja auhinna Puffi poolt võitis Sten Siniallik, nii et palju on Sten sulle. Ja noh, Raul, kas siis sinu pakkumine läheb, et Kylian Mbappé on uuel siis hooajal Real Madridi mees või hoopis Pärnu Vapruse mees? Nojah, see Pärnu Vapruse variant on ka täitsa nagu õhus, et on justkui läbi käinud siin sotsiaalmeediast, aga no, kui tõsiselt rääkida, siis noh, Real tundub nagu niivõrd loogiline samm, et samas äkki ta on nagu liiga loogiline, et võib-olla on see mingisugune kuskilt tuleb mingisugune täitsa nurgast keegi, kes tuleb ja nopib ta ära, et Manchester United näiteks. No ja see peab olema ikka väga suure sellise kommertshaardega klubi, et tegemist on sõna otseses mõttes maailma superstaariga, kelle sa saad enda kasuks jutumärkides toimima panna. Et jah, see Inglismaal oleks äge, muidugi oleks äge, aga minu sisetunne liigub ka sinna Reali suunas, et juba räägiti siin, jooksis meediast läbi, et kes mis särginumbri saab, et Vinicius hetkel 7 peal, et seal oli jutt, et äkki Modric läheb ära, siis number 10 vabaneb ja Mbappé äkki selle võtab, et siin juba paigutatakse. Laskmata karunaha jagamise mingisugune järgmine tase, nagu mis numbrid keegi saab, kes lõpetab. Vot, teeme siit väikse pausi ja ärge siis unustage meie vaatajamängus osalemast, mis klubiga liitub Mbappé, te võite täitsa panna sinna oma fantaasiat või oma soove või oma tahtmist. Õigeid vastuseid praegu me veel hetkel välja öelda ei saa, seda meie ka ei tea. Teeme siit väikese pausi ja tuleme siis tagasi juba taas meistrite liiga juttudega. Oleme tagasi ja räägime meistrite liigast, räägime eelseisvast nädalast. Juba täna õhtul ootavad meid ees 2 põnevat lahingut. Minu isegi niisugusel tagasihoidlikul arvamusel võib-olla kõige ägedam paar üldse on täna õhtu meid ees ootamas Milano Inter ja Atletico Madrid. Kõige võib-olla niisugune tasavägisem, kõige võib-olla ka nagu ägedam oma selliste mängustiilide mõttes, et ma siiralt loodan, et seal toimub ka möllu, et noh, mõlemad on teada-tuntud kaitsespetsialistid, et see ei jää võib-olla liiga niisuguseks turvaliseks. No jah, mine tea, et Inter praegu ju, kui me seda nii-öelda paari põhjalikumalt võtame ette, siis Inter on ju praegu üli hea soos olnud Serie A-s 8 võitu järjest kõigi sarjade peale ja liiguvad selgelt ju Scudetto poole, Itaalia meistritiitli poole ja mulle tundub küll, et nagu sa ütlesid, väga nagu võrdne paar, siis mina küll julgeks Interile anda siin päris suure nii-öelda eelise kokkuvõttes, et esimene mäng kodus ka veel saavad nagu mingisuguse sellise, nad saavad võimaluse jalg nagu korralikult maha panna selles paaris, et jah, vaatame, et minu meelest küll Inter on siin nagu nõksa selgem soosik võib-olla, kui sinu jutust tundus. Mingid pidi olen suga nõus, mingid pidi ma ütleks Atletico hea minek viimasel ajal, viimases mängus loputati siin korralikult Las Palmast. No Las Palmas ja versus Milano Inter. No sellest ma saan aru seal, aga 5 tükki lüüa, mis ma arvan, kui neid võrrelda, et just kui mõelda nagu enda niisuguste nagu tugevuste peale või kes mille kasuks räägib, et see Interi mitu võitu järjest näitab, et nad tulevad väga healt hoo pealt ja ma arvan, see eelmise aasta finaalis olemine ja kogu see teekond annab võistkonnale niisuguse, inglise keeles on niisugune nagu swag või mingi enesekindlus, et see ei pea olema niisugune nagu ebameeldiv üleolevus või nagu enesekindlus, aga see lihtsalt annab paratamatult sulle niisuguse teadmise, et sa oled juba seal olnud, sa oled asju teinud. Samas Atletico on ka selline punt, kes on küll asju näinud, Simeone on asju näinud. Nad on asju näinud, me nagu iga aasta räägime sellest, aga tegelikult ega nad ju päris mitu hooaega ei ole ju väga kaugele jõudnud kordagi. Ja mul lihtsalt isiklikult Atleticot nähes ka sellel hooajal päris palju, et see mäng on kuidagi nagu rohkem vabam, et see, ma arvan, sellesse ma usun rohkem
kui sellesse, mida nad varasemalt siukses nagu täitsa antijalgpallis teinud on. Et kui me korra mõtleme ka Atletico selle hooaja või selle match-upi peale, et siis mis on nagu suur mure on see, et Alvaro Morata on põlvevigastusega väljas mees, kes nagu näeme, nii Griezmann kui Morata mõlemad alagrupi mängudes lõid 5 väravat. Top-skoorerid, eks ju, et see Morata, kes tegelikult ka koduse liigas on korralikult löönud, et see on see valus, mis just sellistes paarides, kus sul on mängud nii võrdsed, siis sa pead leidma mehed, kes sul ära lööks. Et kes see nüüd on Atletico puhul, et see on see väljakutse. No mina ikkagi jääksin nagu selgelt Interi juurde, et kui me räägime 8 võitu järjest, siis nendest 8 mängust tegelikult 4 tükki on olnud nagu koduste tippvastaste vastu, et nad võitsid siin ju superkarikas, võitsid Laziot 1-0, nad võitsid superkarikas Napolit 1-0, okei, Napolist me pärast saame rääkida, kas nad on nagu supervastane praegu või ei ole. Juventust võitsid Serie A's 1-0 ja AS Roomat võitsid Serie A's 4-2, et nagu ka ei ole ainult Salernitanasid ja Monsasid. Igatahes, aga kui sa natuke siis torgin sind, et kui sa paneksid siukse nagu kaalukausid, protsendid, et kes edasi läheb, siis kui jõuliselt seda Interit sa arvad? 65-35. Okei, ma isegi oleks su jutu pealt arvanud, et võib-olla see on nagu veelgi rohkem ausalt öeldes, aga ma arvan küllaltki aus pakkumine. Jah, ja täna õhtul teine mäng siis PSV Eindhoven versus Dortmundi Borussia. No siin tuleb need Kohveri klipid välja otsida, kes meil siin ju ammu külas oli ja ütles, et Dortmund sai küll surmagrupist esimese nädalas, aga siin need kõrbevad, umbes niimoodi oli see resümee vist. Põhimõtteliselt ja oleks see vast lugu, kui nii ka juhtuks, et Kohver ju siin ühe tähtsa võidu sai, õnnitlused talle, aga nüüd on tema jaoks, ma arvan, veelgi suurem. Ma arvan, see Eurovisioonile minek on savi, peaasi, et Dortmund võidaks, et siin, kui me selle paari nagu neid mõtteid siin näeme ka taustal, siis minu jaoks ongi see, et see viimane punkt Dortmundi puhul, et kas see nagu võidukohustus või see võimalus edasi pääseda siit, et kas see võib kuidagi hakata ajudele, hakkab see kuidagi kammitsema, et kõik ju saavad aru, et tegemist oli väga sootsa loosiga, et PSV ma olen nagu siuksel nagu kahtleval seisukohal, et tõesti koduliigas kaotuseta, et sellel hooajal mitte ühtegi mängu pole kaotatud. Ja kõigi sarjade peale ka kodus ei ole mitte ühtegi mängu kaotatud. Just, et seal on ja siis isegi läheb veel kaugemasse minevikku tagasi. Et see näitab, kui hästi tegelikult mängitakse ja kui kindlalt, aga see on Hollandi liiga ja ma just Hollandist tulin mitu seda koduliiga mängu vaatasin seal, et see on ikkagi grammike lahjem ja ta on nagu omapärane, heas mõttes omapärane liiga, et minna nagu Dortmundiga mängima meistrite liigasse, see on samm edasi kõvasti. Et ma võib-olla teen natuke PSV-l ülekohtut, aga ma just näengi, et Dortmundil on nii hea võimalus ja väike kogemus seal taga, et ma arvan, et kui ma enne küsin sinult kaalukaustude kohta, siis ma isegi praegu ütleks sama, 65-35 Dortmundile. Ma arvan, et PSV kodus ei kaota seda mängu. See on okei. See jääb teise mängu peale ja ma isegi nagu, me ei ole siin koefitsiente vaadanud praegu, aga ma isegi panustamisel võib-olla isegi nagu tahaks sinna PSV poole kalduda. Edasipääsu mõistes. Mul tundub, et Dortmund nagu, see ei ole päris see Dortmund, mis oli siin. Jaa, aga surma alagrupist tuldi läbi. See oli segane alagrupp, aga sa tulid sealt läbi. No tuli läbi. Ja mitte et kogemata kellegi vastu. See oli ammu. Aga sealt tuldi läbi. No juba. Läheme edasi. Homsed mängud siis kolmapäeva õhtu 22:00 nagu ikka FC Porto ja Arsenal. Siin ma ei tea, Arsenal ikkagi viimasel ajal, Arsenal tundub, et on oma vormi ajastanud ikkagi vaatad veel paremini kui Eesti laskesuusatajad ja või Mati Alaver. Mati Alaver ja Rastor Kuujevs, et see, kuidas Arsenal on nüüd enne meistrite liigat nagu koduliigas mängima hakanud, järsku on täitsa fenomenaalne, et nad olid ju siin aasta alguses olukorras, kus nad said 3 mängu järjest said tuppa ja siis pärast seda nad on 5 mängu järjest võitnud, kusjuures nagu selle aja jooksul väravaid on löödud nagu igale maitsele, et viimased 3 mängu võtame lihtsalt ette Arsenali või Liverpooli vastu 3-1, West Hami vastu võõrsil 6-0 ja viimati siis Burnley vastu võõrsil 5-0. Et täiesti fenomenaalses löögijoos. Ja tegelikult enne seda natukene ka Crystal Palace'ile pandi 5-0, et päris korralikult sahmakaid on köetud.
no selge on see, et praegu panevad võimsalt kõva avaldus, nagu oleme rääkinud, et kas see võiks olla Arsenali aastaga meistrite liigas. No Porto võõrsil avamängus, ma arvan, päris keeruline väljakutse. No, sest, et see on Porto, kes on olnud võib-olla grammike lahjem võrreldes eelmise aastaga just tulemuste mõistes. Aga kui Arsenal läheb sealt 2 mängust kindlalt läbi, siis minu jaoks näitab jälle Arsenali klassi või kuhu nad on nagu jõudmas võistkonnana. No kindlasti ma arvan, et Arsenal on päris selge soosik, et oleks väga suur pettumus nende jaoks, kui nad ei läheksid paarist läbi. Et Porto, ma arvan, on võrreldav nagu sellise Crystal Palace'i masti satsiga nagu väga laias laastus. Sa teed natukene liiga, ma võib-olla teen natuke liiga, aga ma arvan, et Porto ei mängiks kindlasti esikümne. Ei, no see selleks, aga meistrite liiga on teine tera. Mõttes, et Arsenal on selliste võistkondade vastu nii hästi mänginud. Okei, meistrite liiga on natuke teine tera, eks ju, seal on võib-olla natuke rohkem närvi, sa sõidad kaugemale välismaale ja nii edasi, et nad kindlasti ei võida seda mängu 6-0 või 7-0 siin võõrsil, aga ma arvan, et selline 2-0, 3-0 võõrsil. Liverpool iga aasta seal Portole sahmakaid on kütnud nii alagrupis kui play-offides mitu aastat juba järjest. Nojah, okei. Lähme siis selle teise mängu juurde ka. Homme õhtul Napoli versus Barcelona. Ja siin Itaalia meister versus Hispaania meister praegu, aga tunnetus küll nagu selline ei ole tegelikult, et selline vastasseis meil hetkel oleks. Ei ole seda tunnetust üldse ja no me oleme Napolist siin palju rääkinud, ma ei suuda oma pead nii-öelda selgeks teha, et kuidas see Napoli kukkumine nüüd nii võimas, et kas see oli tõesti siis Spalletti ja kõik see, et kuidagi see vormikõver, kui nagu joonistada see vormikõver, siis see on nii madalal ja nii kaugele kukkunud sellest tipust ja sellest jalkast, mis nad nagu suutsid mängida. Et see on minu jaoks on täiesti nagu uskumatu. No siin, mis me välja ka tõime, et kodumängus kaas põhja, et mul oli nagu selle paari peale mõeldes see mõte oli, et ainuke šanss on neil, et nad lähevad kodus hullu proovima ja lootma saada kas võit kätte või suurepäramine võit ja siis kuidagi Nou Campil kannatada ja ellu jääda. Et kui nad lähevad seda mängu mängima nagu siukselt nagu võrdne võrdsega või turvaliselt, siis ma arvan, Barcelona võtab selle kindlalt ära. Et nad peavad, ma arvan, nagu riskima või leidma mingid kohad, kus kuidagi hullu panna, et võib-olla seal kodus staadion taha saada, pressid, möllad, ründad, et kui sa hakkad seal nagu patrullima, siis ma arvan, on pahanduse. No, Napoli kasuks räägib ka tegelikult see, et neil midagi kaotada ei ole tegelikult. No selles suhtes, et neil see hooaeg on nagu nii ehk naa läinud nagu täiesti aia taha. Okei, meistrite liigas nad said nagu edasi see, et nad siin 16 seas mängivad Napoli jaoks ei ole mingisugune tavapärane asi kindlasti. Aga ma arvan, et selle praeguse hooaja pealt mitte keegi ei oleks nagu šokeeritud või täiesti ahastunud, et kuidas me nüüd välja kukkusime meistrite liigas. Et tõesti see point, mis sa tõid välja, et siis kodumängus kaas põhja, et miks mitte? Mida meil kaotada? Mitte midagi. Et panevad seal kõik välja, kui isegi ma ei tea, jäävad seal 2-4 kaotuse, siis samamoodi nagu Kopenhaageni puhul rääkisime, et läks siis nii täna on ju, et pakkusime kõva elamuse ja pigem küll, aga kui me Barcelona peale mõtleme, et Barcelona on selgelt rohkem kaotada siin. Ja seda küll, see on hästi öeldud. No seal on päris suur Lazaret, mis on murekohad ründeosakonnas, juba varasemast vigastused ja niimoodi, et nüüd Lewandowski siin oli tagasi nädalavahetusel lõi, et ma just, kui tõime ka välja, et see võidu kogemusega mängijad, siis eelkõige just nagu kohe tärkaski pähe siin Gündogan, Lewandowski, kes on nagu elu näinud ja asju teinud, et sellises vastasseisus siuke teatav kogemus või nendes momentides olemine alati räägib kasuks. Et ma ka tunnetaks, et see Barcelona on küllaltki nagu kindel soosik minu jaoks. Lihtsalt ka tuletan meelde, et Barcelona pole meistrite liiga nagu 8 finaali mänginud päris mitu aastat praegu, et nende jaoks on nagu jällegi selline tagasitulek sinna suurde mängu, et Barcelona siin ikkagi selge soosik kokkuvõttes, eks ju. Jah, no ütlemegi, et mis meistrite liiga puhul tihti on, et need esimesed mängud ükskõik millises faasis on turvalisemad, on ettevaatlikumad ja need hullumeelsed lood tihti saavad teoks nendes korduskohtumistes. Et tõesti loodame, et need vastasseisud meile pakuvad kõvasti möllu, sest ütleme see avakäigud ei ole olnud võib-olla nii vinged. Jah, tõsi, et sel nädalal nagu on natuke ägedamad mängud ka paberi peal vähemalt. Tundus küll ja ka nagu jalgpalli mõistes.
ja saate lõpetuseks vaatame üle meie hea sõbra Pahvi koefitsendid, vaatame otsa nendele samadele meistrite liiga mängudele. No Raul, mida Pahv räägib? No mida Pahv räägib täna õhtust kohe siis võttes selle Inter Atletico ette, siis noh, nii nagu mina rääkisin, Inter kodus eriti on soosik, 1,78 on siis selle mänguvõidu, mitte siis edasipääsu koefitsient. Ja Atletico koefitsient võõrsil 5,25, mis on nagu natuke võib-olla ehmatavalt suur, aga samas täpselt nii, nagu mina rääkisin, Inter on ikkagi suht selge soosik. Jah, no ma ükskord juba ehmatasin, kuidas Atleticule seal kõrgeid koefitsiente pandi. No kui rääkida edasi siis vooru pääsemisest, siis Inter 1,62, Atletico 2,33, et seal on see asi isegi küllaltki võrdne. Aga tõesti avamängu raames tundub see Atletico võit selgelt seal, ma arvan, natukene palju. No see oleks, aga samas see on ka väga suur üllatus oleks, et me rääkisime, Inter on 8 mängu järjest võitnud praegu. Küllaltki kindel on see isegi see kodu. Ja teine mäng siis täna õhtust PSV versus Dortmund. PSV on kerge soosik kodus 2,23, Dortmund võõrsil 3,15 ehk siis noh, see sama, mis me rääkisime, PSV kodus ei kaota. Ma arvan, see on oluline välja tuua, et see on ka see, mis selle soosiku koorma siis jutumärkides neile õlule paneb. Just, aga kui räägime edasipääsust, siis on asjad ümber pööratud, PSV 2,10 ja Dortmund 1,65 ehk siis Dortmund ikkagi edasipääsu mõttes on selge soosik. No, kui mina rääkisin siin, et PSV peale, no mina isegi võtaks siin selle PSV koefitsiendi 2,10 vastu, et tundub natukene parema väärtusega millegi pärast. Homsed mängud, Porto versus Arsenal, Porto 5,75, Arsenal 1,68. Minu meelest isegi see Arsenali 1,68 on siin päris ootamatult isegi kõrge. Kõrge? No tuletan meelde, see on Porto kodus. Euroopas võõrsil mängimine, see ei ole nalja asi ja nüüd Arsenal ei ole süüke võistkond, kes on aastast näidanud, et nad tulevad ja võõrsil sõidavad kellestki üle. Et minu jaoks on ka see Porto kõrge koefitsient ka üllatus, ütlen ausalt. Noh, edasipääsu peale Arsenal 1,13 ja Porto 5,00, et siin ei nähta erilist võimalust just kui Porto. Paraku küll, jah. Aga Napoli versus Barcelona, Itaalia versus Hispaania valitsevad meistrid omavahel. Napoli esimene mäng 2,70, Barcelona 2,65, ehk siis sisuliselt 50-50, kes selle esimese mängu võiks võita. Väravaid ka oodatakse, üle 2,5 värava 1,73, ehk siis täpselt see, mis me rääkisime, et Napoli läheb nii-öelda gaasi põhja suruma ja vaatab, mis saab. Ja edasipääsu koefitsiendid Napoli 2,35 ja Barcelona 1,53, ehk siis Barcelona kokkuvõttes on soosik, aga esimene mäng on täiesti palukausid niimoodi. Ja päris, ma arvan, isegi ütleme, täitsa nõustun ja ma jäin mõtlema, et kui ongi, et siin otsida midagi, siis äkki, et see Napoli kodus annab gaasi ja võtab ära, aga kui peaks võib-olla panema, siis paneks Barcelona edasipääsu peale. 1,53, pigem nagu tundub, et Napoli praegu ei... Napoli edasi pääsemas ei ole, seda tundub nagu ebareaalne, et nad suudaksid nagu praeguse selle oma sellise seisu pealt panna 2 mängu kokku järjest. Ja just. Okei, mitte järjest, seal on peaaegu 6 aega vahet, aga on ikkagi sama vastase vastu. Et praegu Barcelona edasipääs ikkagi pigem tundub siit vast parem, aga kui võtleme esimese mängu kontekstis. No raske muidugi, jah, aga see Barcelona võit isegi tundub natukene parem, et... Võt seda ma ei julge öelda, see tõesti on keeruline. Ma kuidagi siiralt lihtsalt loodan sellesse Napoli mingisse minekusse, aga samas ma ei tea, samas ma lihtsalt ei taha pettuda. No vot, igatahes sellised olid Pahvi koefitsendid, selline oli meie tänane saade. Aitäh teile vaatamast, kohtume uuel nädalal, kui vaatame otsa meistrite liigale, mis seal toimus, mida põnevat ees ootamas on. Aitäh vaatamast, olge mõnusad!